Tere, Marko! Tere, Sa oled edukas investor ja rahatarkuse jagaja, aga kas sa mäletad ka oma kõige esimest kogemust rahaga? Mäletan. Isegi liiga hästi kahjuks mäletan seda. Miks liiga hästi? No see kogemus on siis seotud sellega, et ma kogusin kokku päris suure hulga raha sünnipäeva kingituste arvelt ja pudeli viimistest Taara automaati. Aga kogutud raha 2 aasta vältel, mis ma olin kogunud, varastati mult ära. Kust kohast ära varastati siis? Nimelt olin õega bussi peal ja sõitsime siis Tartu kaubamajja endale mingit mänguasja või Lego ostma. Ja kahjuks kogutud raha oli nii kalliks saanud, et seda ei tahtnud siis ära raisata ja tagasi minnes bussis seda raha lugedes ilmselt keegi märkas seda ja see rahakott varastati kahjuks ära. Kui vana sa siis olid? Ma olin siis 6-aastane. Kuidas sa sellest pärast üle said või kas see ei jätnud sulle mingisugust sellist jälge, et ei olegi mõtet üldse siis raha koguda? See andis natuke indu juurde, et pärast seda kogusin isegi veel usinamalt edasi. Kuigi ei saa öelda, et selle rahaga nüüd sai midagi väga tarka tehtud tagantjärgi, aga see mälestus raha kogumisest ja see harjumus on siiamaani kaasas. Kas sinu kodus räägiti rahast? Minu kodus räägiti rahast küll ja need väljendid, mis mul meeles on, mis kodust rahaga kaasa tulid, oli number 1. Ega isa ei ole Šveitsi pank ja number 2, ega raha ei kasva puu otsas. Nii et rahast räägiti ja tegelikult räägiti rohkem raha puudumisest. No ma arvan, et see on päris tüüpiline, sest et ma arvan, et enamus meie vaatajaid tunneb samamoodi, sest ka mina olen kuulnud päris palju seda, et seda raha ei ole piisavalt ja seda justkui ei olegi kunagi piisavalt. Aga mida ikkagi siis teha näiteks, et kui kodus ei räägita rahast või räägite sellest nagu negatiivselt, aga sul on selline ind või sa tahaksid paremini elada, et keskkond on ikkagi ju nii suur osa, kus me oleme? Ja absoluutselt, et kui me mõtleme raha väliselt ka teiste asjade peale, mida me oma lapsepõlves teinud oleme, see enamasti need tulevad ikkagi vanemate mõjutusest või kodusest keskkonnast, et väga raske on saada Kelly Sildaru suguseks profisuusatajaks, kui su perekond ei ole kunagi mäe peal käinud või ühtegi talisporti teinud, samamoodi rahaga. Kui kodus ei räägita mitte kunagi rahast, siis kuidas sina peaksid saama noorena selle harjumuse kaasa, et teada, mis on investeerimine, olla rahatark, säästa. Seega see kodune keskkond on hästi oluline, aga ka minul seda ei olnud ja mina alustasin tegelikult investeerimisega 23-aastaselt. Aga oleks ju võinud alustada 10-aastaselt või oleks võinud kas või 15-aastaselt alustada. Oleks olnud meeletu eeliseks ju ajaliselt, et kui me vaatame kas või matemaatiliselt seda liitintressi. Absoluutselt, ma oleks saanud täna öelda, ma olen 20 aastat investeerinud rohkem, kui ma olen tööl käinud näiteks, aga kahjuks ma seda siis ei teinud. Aga kust saab seda tuge leida ja täna on eriti veel parem variant tegelikult läbi interneti ja läbi sõprade, et kui kodus seda keskkonda ei ole, aga kui täna juba keegi seda kuulab, seda konverentsi siin, siis see võib anda idee, et ma loon endale ise selle keskkonna, leian ise need sõbrad, kodus võib-olla küsin paar küsimust, testin, kas vanemad ka teavad sellest asjast midagi. Ja internetis on hästi palju blogisid ja muid asju, kus lugeda. Näiteks ka sinu Marko Oola blogi. Ka minu blogi, aga ka veel värvikamate kirjutajate blogi, nagu enne Kadri Simson mainis Rahakratti või Kristi Saaret, kes toimetavad Instagramis ja ma ei tea, kas keegi Snapchatis ka tegutseb, aga endal on võimalik see keskkond luua. Kuidas sa muidu ise oled rahaga elus ümber käinud? Kas sa oled pigem selline kokkuhoidlik või lausa koonerdaja või selline inimene, kes rohkem laiab? Ma olen ikkagi olnud selline säästja või kui kõik on näinud seda vahukommi näidet lastega, et kui sa seda vahukommi ära ei söö, siis varsti saad 2 tükki, siis ma olen kogu aeg mõtlenud, et ma pigem nagu hoian praegu kokku. Kas või toidu laua peal, kui mul on taldrik ees, siis ma jätan kõige parema toidu viimaseks, et see on enne kõige kehvemad asjad ära ja lõpus asun kõige parema kallale. Et ikkagi see on kuidagi mul kaasa tulnud. Aga samas, kui ma olen vaeva näinud seal raha kogumisel, siis võib ju endale midagi lubada ka, mis on nagu hingele või mille pärast on seda raha kogutud. Et see kogumine ei ole ainult kogumise eesmärgil, seal on mingi mõte ka taga. Mille peale sul ei ole kahju raha kulutada? Raha ei ole kahju kulutada esiteks enda arendamise peale, sest ma arvan, et teadmised,
oskused on tegelikult see, mis minu väärtust tõstab ja mis aitab mul rohkem siis teenida ka sissetulekut. Aga kui nüüd anda sellised natuke kehvemaid soovitusi, siis kindlasti mulle meeldib väga palju reisil käia. Mulle meeldivad ka kallid autod näiteks, aga et seda saaks lubada, et see oleks mõistlik, võiks olla ka finantsiline seisukord hästi palju tugevam, et mitte võla peale osta endale igasuguseid asju, vaid pigem investeeringud võiksid passiivselt selle raha koju tuua. Et ühesõnaga ilusad asjad ja toredad asjad on okei, kui nad on meil kuidagi siis korrelatsioonis siis selle meie varaga, et kui meil üldse raha ei ole ja investeeringuid, siis lihtsalt teistele näitamise pärast ei ole kõige mõttekam sellised kallid vidinad endale osta. Ja et palju väärtuslikumad oleme ühiskonnale, enda perele ja tulevastele lastele ka, kui meie enda rahaasjad on korras ja me saame ka oma lastele anda edasi neid rahateadmisi, kuidas hästi käituda ja mitte võla peale osta kõiki tarbeesemeid, et kas peab teleka ostma liisingusse ja nii edasi. Kui sa täna viiksid ennast tagasi keskkooli aega, siis mis on need asjad, mida sa teeksid veel paremini või teistmoodi? Number 1 ikkagi mul tuleb mõttesse see, et sõbrad on nagu väga tähtsad või kodust olukorda me ei saa tihtipeale muuta. Me kasvame oma perekonnas ja elame kodus, aga koolis on hoopis teine keskkond, mida saab ise natuke mõjutada. Ja mul on enda kooliajast ka erinevaid näiteid, et kui ma olin 10–14-aastane, liikusin oma ringi väga sellises pahade poiste gängis, kus kõik tahtsid... Mis see tähendab? No kõik tahtsid lahedad olla ja siis, et näidata, kui lahe sa oled, sa pidid näitama võimu, aga võimu said näidata siis läbi lolluste. Ja nii tulid mängu ka alkoholi tarbimine mingis väikses mahus, aga siiski 14-aastase lapsena nagu ei ole see kuigi edasiviiv tegevus, aga see kõik hakkas väljenduma koolis hinnetes, käitumishinnetes, see, kuidas õpetajatega läbi sain nii edasi, kuni see kulmineerus olukorda, kus oligi mingi olukord, millest said ka vanemad teada ja mis viis suure tülini ja pärast seda ma sain aru, et keskkond on nii tähtis, sõbrad on nii tähtsad, et tegelikult on parem ümbritseda ennast tarkade, aktiivsete, sportlike inimestega, kes viivad sind edasi, aitavad sind arendada ja nii ma vahetasin tegelikult 14-aastasena 7. klassis kogu oma seltskonna välja, kellega ma suhtlesin ja edasi tegelikult minu sõbrad, kes on ka täna minu sõbrad, osalesid olümpiaadidel, käisid spordivõistlustel ja nemad on minu väga head sõbrad ja me siiamaani suhtleme, aga nende inimestega, kes olid seal pahade poiste seltskonnas, nendele ma viin oma auto parandada näiteks, sest enamus neist on automehaanikud kahjuks. Tahtsingi sinna jõuda, et kas sulle tundub ka, et kooli ajal need, kes olid need pahad selles mõttes, et kes kiusasid teisi ja võib-olla olid isegi lausa pahatahtlikud teiste suhtes, et kui sa nüüd täiskasvanuna vaatad, et siis need inimesed on elus kõige vähem kaugemale jõudnud? Seal on nagu mingi õhkõrn piir, et kui sa oled selline nagu loovam ka ja sa võib-olla ei taha reeglitest kinni pidada, siis see ei ole tihtipeale nagu halb näitaja või halb omadus, et võib-olla sa oled ettevõtjana pärast tulevikus väga tugev, aga samas selline teistest inimestest arusaamine, teiste mõistmine, et kas sa nagu õpetajale räägid vastu või kas sa teed nagu kiusad kaasõpilasi, teisi õpilasi koolis, et need omadused on need, mis sulle jäid tulevikus ka kaasa. Sest kui teiste inimestega läbi ei saa, siis sa ei saa nendega koos töötada, sa ei saa nendega sõbrad olla, ehk et minu nagu mõte koolist on ka see, et mida ma ise tahaks, et keegi oleks mulle ütlenud ja ma oleks sellest aru saanud, et saa kõigiga hästi läbi, sest sa kunagi ei tea, kellega sa tulevikus koos töötad või kellega sa perekondadena läbi saad. Et linna peal on maru halb kellelgi vastu kõndida 10 aastat hiljem, keda sa oled koolis ise kiusanud või kellegile mingi sigaduse teinud. Näiteks, et lähed tööintervjuule ja siis see inimene, kes sind intervjueerib, võib-olla ongi see inimene, keda sa oled siis, kelle suhtes koolis pahatahtlik olnud näiteks. Ja ma ütlen, et see eelmine kommentaar ka, et ega ma ise ka siin puhas poiss olnud, et mina jäin koolis istuma isegi. Ja ikkagi kuidagi olen välja vedanud, et võib-olla jah, et see iseenesest
võiksime kõik anda ennast parima, kui me omandame neid teadmisi, aga eks meil on iseloomud erinevad, kunagi ei ole hilja ennast kokku võtta, aga just see suhted, mis sa praegu just mainisid, et ilmselt sellega ma olen 100% nõus, sest ega täiskasvanuna ma ise olen tähele pannud, et sa ikka koperdad kellegi kokku kas 10 või 20 või isegi 30 aastat hiljem ja lapsena meile tegelikult ikkagi mõned asjad jäävad meelde. Jah, et paraku on, et sa tahad nagu näha, et sa oled lahe, aga noorena see nagu väljendub ühtedes asjades, aga pärast kooli elus see väljendub teistes asjades, et lahedad on need inimesed, kes on nupukad, kes oma rahaasju on natuke hallanud paremini, kes saavad teiste inimestega väga hästi läbi, kes oskavad suhelda, kes on avatud. Ehk et neid omadusi ka koolis tähele panna ja sellega tegeleda ja ma arvan, et 10 aastat hiljem tänad sa enda noort ennast kõige rohkem selle eest. Kui nüüd noored, kes meid vaatavad ja mõtlevad, et tegelikult see, mis sa praegu enne mainisid ka, et sa oleksid võinud varem alustada ja aga kui me õpime nüüd teiste vigadest, et ma tahaksin nüüd varem alustada, et mida ma saaksin nüüd teha, kui ma olen siin nüüd kooliõpilane, jah, ma mõtlen, et kellega ma suhtlen, ma olen teistega hea suhtleja, aga ma tahaksin ikkagi ka rahalist edumaad kiiremini. Mida võiks teha üks noor praegu veel? Ma arvan, et võiks ühe hobi endale juurde võtta, mis võiks olla selline väike rahatarkuse või rahaga investeerimiseks seotud hobi. Et me kõik käime nagu, mina käisin noorena trennis või kunstiringis või kuskil, siis võiks võtta sellise rahahobi juurde. Ja see tähendab seda, et esiteks jälgida oma rahaasju, kui mingi raha väike sisse tuleb, siis see kirja panna, kui mingid kulutused on, need ka kirja panna ja vaadata, kui palju võiks jääda raha alles säästmiseks. Et natukenegi kas või näpistada raha ja panna see kõrvale. Ja see võib tulla erinevates kohtades, näiteks mina oma emaga kunagi rääkisin läbi, et kas võiks nii teha, et lastetoetus, mis makstakse ju minu eest, võiks ju mulle tulla. Kuigi ma tean, et ema ostab ju mulle riideid ja kõiki muid asju toidab, aga siiski ma kauplesin välja, et lastetoetuse saan ma endale. Ja samas ka sünnipäevadel palusin sõpradel ja kõigil, kes külla tulid ja vanavanematel eriti, et ärge siis nagu asju kinkige, vaid kinkige raha. Ja selle rahast ma siis muidugi osa kulutasin ära mingite asjade jaoks, magusa jaoks ja nii edasi, krõpsud ja limonaadid nagu ikka, aga ühe osa ma ka siis hoidsin alles ja selle osa, mis mina siis hoidsin alles, aga ei investeerinud, ma soovitaks nüüd noortel, kes kuulavad, et see osa investeerida. Hakata õppima seal, võtta paar raamatut ette, täna need raamatuid päris palju, võib-olla teha esimene tehing Balti börsil, et lasta endale konto avada ja ostagi seal LHV panga aktsiad näiteks ja kui alustada... Või ükskõik, et me tegelikult, neid aktsiaid on palju, eks ju. Porsche aktsiad saab ka osta, et lihtsalt teha selline väike samm ära ja hakata selle pealt seda enda, kui me tahame heaks sportlaseks saada, siis me harjutame sporti, et siis võiks samamoodi ka rahatarkuses harjutama hakata. Et su mõte on nagu selles pigem, et mitte me jagasime nüüd konkreetseid soovitusi, vaid selles, et lihtsalt, et kui väikeste summadega hakata harjutama, et me loome sellega harjumust ja isegi kui tulevad mõned komistuskivid, siis alguses need on väikesed, see kooliraha nii-öelda väike. Et me kõik alustame hästi väikesed sammudest. Mina alustasin väikesed sammudest lihtsalt 23-aastasena, et ma oleks võinud sama väikseid samme teha ka ju 15-aastasena tegelikult. Ja see minu oskused oleks täna palju suuremad veel. Ja seda ma soovitakski, et natukene ka mõelda rahaasjadele, kuna raha on tänapäeva maailmas selline komponent, mille ümber nagu palju asju käib või mis mõjutab hästi palju meie elu. Et kõik asjad peaaegu on rahaga seotud, nii et see oskus ka ise endale üles ehitada, kuna võib-olla kooliprogrammis seda otseselt sees ei ole, siis see on üks asi, mida saab endale ise teha läbi oma sõprad, luues ümber sõprusringkond, kes natuke teevad samamoodi, saate koolis kokku, ei räägi mitte mingitest Instagrami videotest, vaid räägite, et kuule, et mis aktsiad keegi ostis. Marko, sa tegeled rahaga igapäevaselt, sa jagad rahatarkust, sa investeerid. Kui palju seda raha ikkagi nüüd vaja on? Et kas sul ei teki sellist tunnet, et raha juhib lõpuks hoopis sind? Jällegi õhkõrn piir, et üks raha eesmärk võib alati olla, et seda võiks ainult rohkem olla, aga tegelikult selle kasutegur ei suurene enam nii palju, et mida rohkem raha on, see ei tee sind enam õnnelikumaks, et kõige suurem muutus tekib sellist hetkest, kui sina ei sõltu oma tööst otseselt, et see, kui sa kuu lõpus nüüd palgatšekki ei saa, siis jääd sa võlgu, ei saa toitu osta enam, et kui sellise olukorra ära lahendad ja kui sinu investeeringud toovad sulle selle tulu koju, siis sellest on kõige suurem võit tegelikult. See rahu.
et sa Ja tead, et sinuga on kõik okei. või siis kas või see raha võib ju maksta ära sinu telefoniarve ja siis sul jääb telefon on nagu tasuta kasutamiseks, et selle eest sina ei pea näiteks tulevikus maksma, et see on ka okei, et lihtsalt see aitab, see on üks tööriist, mis aitab paremini otsuseid teha. Marko, kui sa saaksid anda ühe soovituse või ühe asja meie vaatajatele täna, mida igaüks võiks lähiajal, täna või esmajärjekorras ära teha, mis see üks kõige tähtsam asi oleks noortele? Üks soovitus siis oleks seoses sellesama ikkagi sõprade ja keskkonnaga, et luua endale need toetavad inimesed, kes ei tee sinu unistusi ja tahtmisi ja soove maha, vaid kes mõtleksid samamoodi nagu sina. Sest et väga raske on sellises keskkonnas särada või edasi liikuda, kus kõik ütlevad, et kuule, millega sa tegeled, et see pole nagu võimalik. Et võtta need inimesed endale ümber ja ise ka initsiatiivi näidata ja olla see võib-olla vedur selle grupi loomisel. Marko, suur aitäh sulle, et oled eeskujuks, palju edu sulle kõiges. Ja meie läheme siit peagi edasi paari küsimusega teile, kallid vaatajad.